Tere tulemast Toronto Eesti Baptisti Koguduse 71. aastapäeva virtuaalsele teenistusele. So welcome to everybody to celebrate the 71st year of the Toronto Estonian Baptist Church. Mis tähendab virtuaalne? Virtuaalne tähendab peaaegu, kui sa tõlgid eesti keeles, nii et peaaegu normaalne jumalateenistus. The meaning of virtual is more or less. So the service is more or less regular now. Sellest on 13 pühapäeva tagasi, kui me viimati tohtisime koguneda siia veel peaaegu normaalsele jumalateenistusele. Aga see teenistus oli ka juba selline, kus ma kasutasin mõõdulinti, sest meid oli 15 inimest ja juba sellel teenistusel oli teada, et 2 meetrit peab olema vahet, ma kasutasin mõõdulinti. Tänu Jumalale, täna ma ei pea kasutama, meid on nii vähe, et me oleme istunud ise normaalselt kõik. 13 pühapäeva ja täna ei ole normaalne ka pastorite ees, sellepärast et see on virtuaalne teenistus. Ja miks ma olen täna niisuguses riides, sellepärast kõik need 13 jumalateenistust, mil kirik oli kinni, tulin ma siia, istusin pingis enne 11 ja mõtlesin, mida koguduse liige mõtleb enne, kui jumalateenistus algab. Nii et ma õppisin olema tõeline koguduse liige ja siin ma palusin, te oleksite nalja saanud, kui ma 2 laulu üksinda laulsin igal jumalateenistusel siin kirikus, ainult jutlust ei pidanud, aga muud kõik toimus, pooletunnine jumalateenistus. Rõõm on täna meid näha siin 10. Tänane limiit on 10 või 30% koguduse mahust, aga kes me oleme siis täna siin? Tere tulemast, Peeter! Üle pika aja oled sa jälle me keskel ja me väga rõõmustame, et sa oled siin. Ja Peetri isikus on väga huvitav isik täna siin, sellepärast et Peetri isa ja ema olid need, kes asutasid selle koguduse aastal 1949. Ja sina oled siin. Marika, sinu vanemad olid need, kes olid asutajaliikmed, sinule eriline tervitus, kui täna sa tohid jätkata oma vanemate tööd. Me oleme täna siin veel Aleksandra. Me oleme täna siin 2 Allanit, Aleks, Kaire ja Mai. Nii et põhitiim me oleme koos ja tohime täna üheskoos issandat teenida. Möödunud juubeli aastal meie juhtmõte oli sinu käes on kõik mu ajad. My times are in your hands. Ja sellel 71. aastal me hakkame mõistma, mis tähendab seda, kui me ütleme kõik meie ajad, Jumal, on sinu käes. Ka see aastapäev oli sinule teada ja meie täname sind, et sa täna oled me keskel. Me tervitame kõiki oma koguduse liikmeid täna siit kirikust, me tervitame mitmeid sõpru, eriti Ehatare sõpru, see on kui meie teine kogudus, kus me käime sellel puhul. Ja mõtleme täna veel kõigile 5 asutajaliikmele, kes selle koguduse asutasid 26. juunil 1949 ja teate, 2 nendest on juba 100 aasta vanused. 2 nendest asutajatest on elanud 100 aastani, need on Lilli Piil, kes möödunud aastal sai 100-aastaseks ja Milvi Väljas või Sadul, kes alles hiljuti tähistas oma 100. sünnipäeva. Veel nendest 5 hulgas on elus Helve Silma, Sadul, Silvi Engman, Sadul ja Asta Kaups, ma juba nagu nimetasin. Nii et südamlik tervitus teile ja kõigile teistele sõpradele, kes ka täna mõtlete ja olete meie keskel. Nüüd ma paluksin, et Marika esitaks meile ühe laulu ja jagaks mõned mõtted. Väiksena me laulsime tihti söögipalvena. Kas on linnukesel muret, kus ta saab või mis ta sööb? Tema loodab looja peale, tõstab lauluhääle, kauni lauluhääle.
Neil päivil, neil viimastel nädalatel ja kuudel ma usun, et me oleme kõik olnud väga kontaktis loodusega, kuna me inimestega palju ei saanud suhelda. Ma olen tihtipeale istunud meie toas ja vaatanud tagant aiast, kuidas linnud lendavad ja kuidas oravad jooksevad nende järel. Hommikul kell 4 linnud hakkavad laulma meie akna taga, see ei ole väga eriti rõõmus sündmus. Aga siiski me näeme, et looja hoolitseb nende eest, nii nagu ta on hoolitsenud meie eest neil rasketel päevadel. Üks laul, mis on eriti mu hinge tõusnud, on üks laul, mida ma palju mõtlesin sellele, kui mõni aasta tagasi ma olin väga haige ja olin ka eemaldatud teistest. Ja Jumal rääkis mulle selle laulu kaudu siis ja ka nüüd nendel päevadel, kui me ei ole saanud koos olla. Ja ma palun, et Jumal õnnistaks eriti selle laulu kaudu meid, et me tunnetaksime, et tema on meie ligi ka kõige raskemates ja üksilduse momentides meie eludes. Mispärast ma nii jõuta, his eye is on the sparrow. Me
in today's news, I heard in my car, and there was an announcement. Today the churches were allowed to open according to the new normality. I hope this is not the final normality, it's new normality. And in our service, the new normality means that we don't have translation today. I am so sorry for this. I am using only one Estonian language. Aitäh, Marika, selle imeilusa laulu eest. Ma mõtlen täna eriti vanematele inimestele, nagu vanemad inimesed olid pandud eriolukorda, kes on üle 60, neile öeldi, stay at home. See ei olnud mitte kerge. Vahest me salaja käisime küll väljas, ka kõik, aga teate, 3 kuud olla kodus, see on midagi erilist. Minu armsad vanad koguduse liikmed ja vanad kuulajad, asi hakkab lahenema. Täna hommikul, kui ma seisatusin valgusfoori taga, punane tuli oli, siis minu eest tormas läbi 3 õnnelikku inimest. Ja ma nägin, nad olid niisugused minu vanused mees ja naine, halli peadega, nad lükkasid pisikest beebivankrit. Ja millise näoga nad läksid. Esimest korda võib-olla täna hommikul nad tahtsid oma lapselast või lapselapselast juhtida. Ajad muutuvad ja ma usun, meil on ka lootus täna, kui me oleme siin koos. Täna on Eestimaal veel üks eriline päev, mida meenutatakse, see on leinapäev. 14. juunil 1941 küüditati väga paljud eestlased, kui Nõukogude võim tuli, küüditati Sibirisse ja täna sellele päevale mõeldakse. See oli tragöödia, aga tänu Jumalale, et see on möödas. Täna, kui me oleme palves ja jääme palvesse, loeme teksti, siis me mõtleme täna ka nendele kogudustele, kes Eestimaal koos meiega aastapäeva tähistavad. Need on Kärdla, Laitse, Mäevalla, Rapla, Tapa, Tõrva ja üks viimane, kes muutis oma aastapäeva ära, oli Tartu Saalimi kogudus. Mõtleme täna nendele Eestimaal, mõtleme täna oma sõpradele Vancouveris ja eriti meil on eriline vastutus, sest me oleme ainus alles jäänud Eesti baptistikogudus väljaspool Eesti piire. Täname Jumalat, me tohime selles osas veel oma osa ja rolli täita. Mõtleme täna ka meie palvepartnerile Sillamäe kogudusele Eestimaal, kes sellel aastal on meie lähedased. Ma tahaksin lugeda sobiva teksti, enne kui me palume, ja see on psalm 84, ma loen seda mõlemas keeles, et meil oleks kõigile kontakt saavutatud. Selle pealkiri on Igatsus Jumala koja järele. Ma usun, see on nii tüüpiline täna. Kui armsad on sinu hooned, issand Sebaot, issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing, mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsast elava Jumala poole, lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuk enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad. Sinu altarid, issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas, nad kiidavad sind alati. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks, ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Sionis. Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda Jaakobi Jumal, meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehepalet, sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid 1000. Ma seisan pigemini leve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. Sest issand Jumal on päike ja kilp, armu ja au annab issand, ega keela head neile, kes laitmatult elavad. Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. And from English Bible, how lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God.
Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar. O Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength till each appears before God in Zion. Hear my prayer, Lord God Almighty. Listen to me, O God of Jacob. Look up on your shield, O God. Look with favor on your anointed one. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wicked. For the Lord God is the sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does he withhold from those who walk his blameless. Lord Almighty, blessed is the man who trusts in you. Palume koos, let us pray. Taevane Isa, me elame erilistel aegadel ja me tunnetame seda kogu rahvaga, kogu maailmaga. Sa oled pannud kogu maailma erilistesse aegadesse. Ei ole sa eelistanud ühtegi riiki teisele ega ühtegi rahvast teisele, vaid kõik me oleme praegu maailma kriisis. Ja see kriis on tervishoidlik, see kriis on poliitiline, see kriis on sõjaline ja meie palume armu sellel hetkel. Kui sa oled meid viinud sellesse kriisi, siis igaüks otsib lahendust uutmoodi. Ja meie kui Jumala lapsed seisame sinu ees ja tunneme seda ja teame seda, et sinul ei ole midagi teadmata. Täname ka selle aja eest, kus sa meid oled pannud isolatsiooni ja see on olnud järelemõtlemise aeg. See on kaalutlemise aeg, et me oskame hinnata, mis on väärtuslik ja mis ei ole. Täname Jumal sind, et sa 3 kuud oled meid kandnud ja meie kirikute uksed kuigi kinni, aga me oleme elanud. Ja täna, kui anti lubanede avamiseks, täname sind selle eest. Õnnista täna iga meie armast koguduse liiget, eriti meie vanemaid liikmeid, kes ei saa välja tulla, panema pühad käed nende peale. Õnnista neid kogudusi, keda me oleme eespolves sinu kätte kandnud. Õnnista meie armsaid sõpru Vancouveris, nagu me ikka seda teeme. Ja palume õnnistust kogu maailmale. See on meie osa nüüd palvetada, meie osa säilitada rahu, meie osa näidata armastust, kui vihkamine on tekkinud rahvaste ja rasside vahele. Isand, muuda inimesi selle katsumuse läbi ja too meid lähemale sinule. Palume ka selle hetke pärast, kus me edasi veel siin teenime, ole siin ja õnnista seda, palume seda Jeesus sinu pühal nimel. Aamen.
Ma tahaksin täna teile väga lähedal olla. Aastakümnete jooksul on juhtunud koguduses niimoodi, et kantsli pool istub alati vähem inimesi kui siinpool. Ja alles viimasel jumalateenistusel 8. märtsil ma saavutasin selle, mida 30 aastat olen oodanud. Kõik tulid istuma sinnapoole. See oli üks julgustav hetk me elus. Ja selle tõttu täna ma tulen kogudus, kes te olete praegu siin, teie lähedale. Ma mäletan, kui ma tulin siia, siis Toronto kogudusel oli raadiosaade Vabaduse kuulutus. Ja kuna vend Kaljuraid oli seda väga kaua pidanud, siis ta ütles, nüüd pead seda hakkama sina tegema. Ja selle saate lindistus toimus pastori kabinetis seal ja siis tehnikameeskond asus siin lindistusruumis. Ja ma mäletan, kui keerukas see alguses mulle tundus rääkida kuskile tühjusesse, ainult vahtida mikrofoni ja pidada jutust seal. Aga ma harjusin sellega ära. Täna on veel keerulisem, sellepärast, et mu ees on väga vähe inimesi, aga ma pean kõnelema seltskonnale, kes mind ka näeb. Raadios ei nähtud, seal oli kõne. Aga siin me oleme ja ma tahaksin olla teile väga lähedal. Ma saan olla kõige loomulikum siis, nagu ma täna olen. Kui ma siin käisin, siis ma olin täpselt samasuguses riides 13 pühapäeva. Ja nüüd ma tohin olla jälle teie ees sellises eriolukorras. Alati, kui jumalateenistus lõpeb, siis ma lähen oma tuppa ja kisun kõigepealt liipsu eest ära. Täna mul ei ole seda vajagi teha, siin ma seisan inimene, nagu ma olen. Mida ma tahaksin täna, armas kogudus, siin ja sealpool ja sõbrad teiega rääkida? Meie kogudus sai alguse paadi inimestest. Siin ei ole midagi teha. Suur enamus meie koguduse liikmetest on päritud Lääne-Eestist ja saarte pealt ja kui nad oma lugu räägivad, siis alati on seotud see paadiga. Ja me olime paadi inimesed võib-olla põgenikud oma mentaliteedilt kuni 1991. aastani, sest me olime ikkagi põgenikud, meil ei olnud vaba kodumaad. 1991. aastast muutus meie staatus täielikult, me ei tohtinud enam elada selles põgeniku mentaliteedis, vaid uksed olid avatud ja me saime tavalisteks välisrahvuse esindadeks, nagu iga teisel rahvusel on. Paadi inimesed. Jeesus armastas väga kasutada paadi näidet. Ja kui me oma isandat tunneme, siis me teame, et oma esimesed jüngrid kutsus ta paadimeeste hulgast, oma esimesed suuremad jutlused pidas ta paadist, ja kui ta tahtis oma jüngrid õpetada, siis ta viis need taas paati ja paadis toimusid siis need kõige tähtsamad õpetused, mida ma tahaksin täna mõne sõnaga teile rääkida. Ma ei hakka rääkima koguduse ajalugu, see on minevik, aga ma räägin midagi, mis on tänapäevane, mis meid puudutab ja millega võime vaadata ka tulevikku. Kogudus kui paat. 4. sajandi kirikuisa Krisostoomus on kirjutanud niimoodi. 4. sajandil, kui kogudus ei olnud veel lõhenenud, oli üks Jeesuse Kristuse kogudus maailmas. Ei olnud 2 kirikut, ei olnud 100, ei olnud 1000 kirikut, üks. Ja mida Krisostoomus kirjutab? Kirik on laev, mis purjetab läbi selle maailma. Issand ise juhib laeva ja usklikud on sellel laeval meeskonnaks. Mastiks on rist, purjedeks evangeelne usk ja püha vaimu tuul kannab edasi. Nõnda purjetab kirik paradiisi ja igavese elu sadamasse. Jumala sõna on talle kompassiks, lootus ankruks, palve ankruketiks ja Jumala ustavus on selleks põhjaks, mille külge me võime ankru kinnitada. Ja täna ma küsin sellel koguduse aastapäeval, sina armas kuulaja, vaata, kas sina oled selles laevas. Ja sa ütled, neid laevu on väga palju ja tänapäeval on tõesti neid palju, aga see sama põhimõte jääb ikkagi õigeks. Kogudus on Jeesuse Kristuse laev. Ja miks kirikuisa nimetab laevaks? Sellepärast laev on üks liikumise vahend, mis liigub teatud keskkonnas, aga see keskkond ei tohi teda mõjutada. Kui vesi tuleb laeva, siis laev kaotab oma eksistentsi ja võime tegutseda. Kentuckys
ehitati Noa laevakoopia. Täpselt nende mõõtude järgi, mis on piiblis kirjutatud. Ma olen unistanud ikka seda vaatamine, aga ei ole saanud, aga ma vaatasin ühte filmi sellest. See on tohutu koloss, jämedatest palkidest ehitatud ja seal on siis kõik ruumid olemas, isegi loomad on sees ja tänapäeva tingimusi arvestades antakse inimestel võimalus magada Noa voodis. Seal on ka voodid siis, aga need voodid ei olnud mitte Noa kohased, ma arvan. Ja kui ma seda kõike vaatasin, siis ma mõtlesin, aga sellel laeval on üks viga. Ta on ehitatud kuivale. Ja ma kardan, kui see laev pannakse vette, siis ta laguneb ära sellise, mis me oleme ehitanud. Sama võib olla ka kogudusega, sõbrad. Me oleme rajanud väga võimsad ja suured kogudused, seal toimub palju üritusi, aga need on jäänud veest eemale. Ja nüüd me oleme mures, miks inimesed ei tule sinna seda laeva vaatama. Laev peab olema vees ja inimesed peavad tundma, et sinna laeva minnes nad saavad midagi teist ja erinevat. Ma kasutan täna Jeesuse teksti, ma ei hakka seda lugema, sellepärast et aega on väga lühike ja piiratud, aga me kõik teame, see on Mattuse 14. peatükis. Okei, ma loen ikka eesti keeles, I hope the English-speaking people know the text. Jesus walking on the water. Ja loen selle lühidalt. Mattuse 14:22 alates. Jeesus käskis sedamaid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastas kaldale, tema eele sellal, kui ta ise valmistab rahvahulkadel minna. Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama ja õhtu kätte jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulgamaad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peale kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõndrausuline, miks sa kahtlesid. Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Aamen. Miks Jeesus viis jüngrid paati? Nad olid võib-olla unustanud ära juba oma senised ametid ja kutsed, aga Jeesus sundis nad minema paati. Jeesus mõistis jüngrite mõttelaadi, sest jüngrid olid just valmistamas Jeesust kuningaks tõstmaks ja ise lootsid saada ministrikohti ja võitlesid selle pärast, kumb saab asetäitja koha, kumb saab millise ministrikoha. See on ohtlik. Jeesus nägi, see on oht, kui me kirikus hakkame viljelema seda, mida maailma poliitikas kasutatakse. Rahva mõtted sellel ajal, kes tahtis Jeesust kuningast tõsta, ei olnud vaimulikud ja seega need olid Jumala plaanist väljas. Ja jüngrid oleksid sellega väga kergesti kaasa läinud. Me tänapäeval läheme väga kergesti kaasa sellega, mida maailm ootab ja püüame kõike teha, et talle meeldida, aga me küsime, kas see on Jumala plaanis. Tänu Jumalale, et Jeesus sekkus sellesse ja selleks ta saatis tormi. Sõbrad, me oleme tänapäeval tormis maailmas ja mitte kogudus ei ole, vaid torm on Jumala poolt saadetud kogu elulaadile selles maailmas. Poliitikud lahendavad seda ühtemoodi, majandusteadlased teistmoodi, sotsioloogid kolmandat moodi, aga kuidas Jeesuse Kristuse kogudus seda lahendab, sellest on meil vaja midagi õppida ja uurida. Ma nimetan mõned põhimõtted, mida Jeesus oma jüngritele tollel korral õpetas paadist sõites. Kõigepealt ta ütles seda, mina olen teid siia toonud. Toronto Eesti Baptisti kogudus, kes me 71 aastat oleme püsinud, Jumal on meid siia toonud. Selles ei ole kahtlust.
kui 1949 see kogudus tekkis, see oli pühavaimu juhtimisel, Jumal on meid siia toonud. Need on huvitavad ja erinevad teed, aga see oli Jumala plaan. Kui kauaks, seda teab Jumal, aga Jumal on meid siia toonud. Olen olnud isiklikult seotud 5 kogudusega oma eluaja jooksul. Kui ma väikse paisina usklikuks sain, see oli Allika kogudus Tallinnas, järgnes Oleviste kogudus, 3. kogudus oli Kohila kogudus, kus ma abiellumise sõttu sattusin, 4. kogudus oli Tallinna Kalju kogudus, kus ma imestan, et ma julgesin nii kiiresti selle kutse vastu võtta, ma olin pastor 12 aastat ja viimased 30 aastat Torontos. Ükskõik, mis on olnud, aga kunagi me ei tohi seda kaheldada, Jumal on meid siia toonud. Mäletan, vahest Kalju kogudusse minnes kogudus oli päris suures kriisis ja mulle on meelde jäänud, kui noored olid koguduse kriisist välja. Ja noored, kes hakkasid korraldama palvekoosolekuid ja võtsid juhtimise oma kätte, see oli nii meeldiv, kui noored kutsusid mind pastorit enne jumalateenistust paluma. Ja nendel oli just päevakorras laulda seda, mis on muusikali, If my people. Ja seal oli alati see tekst, et kui minu rahvas teeb seda teist, siis mina teen seda. Kui Jumal meid kuskile kutsub, siis ta toob lahendused. Tänu Jumalale, kui Jumal sind on pannud sellesse kogudusse ja ta kasutab sind ükskõik millisel mool edasi. Jeesus kasutas seda paadisõitu 2 viisil. Ta kasutas jüngrite distsiplineerimiseks, aga ta kasutas ka nende parandamiseks. Ka tänapäevane kriis teeb kogudusele samad väljakutsed. Ta kasutab meid ennast distsiplineerimiseks, aga selle läbi ka parendamiseks. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Teine asi, mida Jeesus õpetas selle läbi, tema palub meie eest. Kui tema meid on toonud, siis ta palub igaühe meie isikliku eest, aga palub ka koguduse eest. Toronto Eesti Baptisti kogudus, Jeesus palub meie eest. Et meil on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usus, mida me tunnistame. Jeesus palub ja Jeesus palub ka Toronto Eesti Baptisti koguduse eest, mis asjast, et meie usk ära lõpeks. Paljud asjad lõpevad, aga usk meil ei tohi kunagi lõppeda. Mõelge, Jeesus teeb eestvalveid. Kui sa täna teaksid, et Jeesus istub kõrval toas ja teeb, aga ta istub palju paremas paigas, ta istub isa paremal käel. Palub. 3. Selles sündmuses meil öeldakse, et Jeesus tuli nende juurde. Jeesus tuli nende juurde. Jeesus kasutab väga mitmeid mooduseid selleks, et meile lähedaseks saada. Ja ma usun, et ka praegune kriis, mis on tekkinud, on usklikele isikliku läbikatsumise ajaks, kus me tunneme, et Jeesus tuleb nüüd meile lähedale. Mitte pastor, mitte muusikud, mitte nõukogu, vaid Jeesus tuleb meile lähedale. Kui ma istusin igal pühapäeval siin üksinda pingis ja ma tulin 5 minutit enne 11 sisse ja mõtlesin, nüüd ma vaatan, mis oli koguduse liikmed ootavad, kui ma kantsli tulen, mis nad mõtlevad. Kantsli ma läinud, siis ma võtsin teksti, lugesin ja palusin ja ma tundsin, milline isiklik osa see oli. Aastakümned sa oled rääkinud teistele, nüüd Jeesus palub sinuga koos ja ta tuleb meie juurde. Jeesus tuleb meie koguduse juurde ka eriti nendel aegadel, mis on otsustavad ja ma usun, et me kunagi ei näinud ette, et 71. aasta paneb meid paljude suurte väljakutsete ette. Jeesus teab seda. 4. Jeesus aitab jüngritel ja kogudusel kasvada. Kasvamist me mõtleme sageli arvulist kasvamist. See on viinud tänapäeva koguduse kriisi, sest ühed kogudused kasvavad meeletult teiste koguduste arvel. Mitte nii palju ei tule inimesi päästmisele usu kaudu, vaid nad tulevad väiksematest kogudustest, tulevad sinna, kus on hea koos olla. 10 000, 20 000, hea vaadata ka. Kui ma esimestel pühapäevadel püüdsin helistada koguduse liikmetele, ma ei hakanud teleevangelistiks siis ja ma küsisin, mida sa pühapäeval tegid. Üks ütles mulle, tead, ma käisin 5 kirikus täna.
ja üks oli vägevam kui teine. Ja ma küsisin, mida sa saad siis nüüd järele jätta, et mul on suur segadus, ma ei tea, missugune see kõige õigem oli ja mis mulle kõige paremini meeldib. Jeesus tahab meid isiklikult kasvatada ja mõnikord väga lihtsate vahendite kaudu. Tänapäeva kirik on kriisis, siin ei ole midagi ütelda ja nüüd on jõudnud sellele järelduse, kuidas kirik kasvab. On olemas 3 kasvuvõimalust. Bioloogiliselt, nii palju kui on vanemaid sünnitavad lapsi ja need tulevad nende järel. Seni oli kiriku kasv enam-vähem niisugune, bioloogiline. Ja meie kui eksiilkiriku kasv on sellega ka seotud. Meil ei ole väliskeskkonda, me kasvasime bioloogiliselt. Teine kasv on transferkasv, seda ma nimetasin, kus väiksed kogudused lõpetavad tegevuse, liituvad suurte teiste kogudustega ja kõik on ilus. 3, mis tänapäeval öeldakse, on koguduse kasv uuesti sünni läbi uuesti. Ja seda mõistab uus noor põlvkond, meie ei saa loota nendele vahenditele, vaid meid kasvatab siis, kui inimesed uuesti sünni lõevad Jeesuse juurde. Vanasti, kui mina sain usklikuks, siis öeldi, kui kogudus on laev, see tähendab seda, et inimesed, kes olid uppumas, need tohtisid laeva tulla. Tänapäeval enam seda ei räägita. Miks on kogudust vaja? Kogudust on inimeste päästmiseks vaja. Ja nii kui Püha kiriku ise ütleb, oli seda vaja, et meid viia igavesse kodusse. Ta aitab kasvada. Vahel me süüdistame Peetrust, et miks ta seda niimoodi tegi, meil ei ole selleks õigust. Kui kõik mõtleksid ühtemoodi, siis asjad läheksid päris viltu. Ja see ongi meie oht, kui me elame ainult traditsioonides. Peetrus oli esimene mees, kes ütles, me peame midagi ette võtma ise ka. Ega Peetruse usklikel plaat ei olnud üksita tormis, kogu maailm, teised paadid olid ka tormis. Ja me hindame Peetrust sellepärast, et ta andis õigeaegse ja õige hinnangu. Meie kogudus vajab samasugused inimesi, kes õigel ajal annavad õige hinnangu. Ja viimane, mida ma nimetan sellest, Jeesus nägi jüngrit ja näeb Peetrust läbi. Täna ta näeb ka meie südameid läbi. Ma alati mõtlen, kui ma jutlust pean ja vaatan inimeste otsa, siis ma mõtlen, no mida nad küll praegu mõtlevad minust, kui ma siin kantsis olen. Kui sa hakkad väga nägusi vaatama, mis on ohtlik, siis sa kaotad järgi ära, aga igaühel on oma mõtted. Me tahame teada, Jeesus näeb läbi. Teate, mida ma veel eriti mõtlen, ma tahaksin olla oma matusel ja vaadata, kuidas nad mind matavad, mis seal toimub sellel ajal. Täna me oleme koguduse keskel ja sõbrad, meil on palju neid inimesi, kes meie koguduses on olnud. Ja üks pastor, see oli ka üks viimane eestikeelseid kogudusi Venemaal, Petseris, ta jutlustas tühjas kirikus mõni aasta tagasi, mitte kedagi enam ei olnud Petseri suures kirikus, eestlased olid lõppenud, vene keelele üle läinud ja kõik. Ja siis ta annab intervjuu, ütleb, aga ma näen kirikus neid sadu, kes taevast lahkuvad alla ja tulevad meie keskele ja maluvad meie eest. Sõbrad, ma lõpetan selle oma sõnumi täna ühe väga ilusa altarimaali pildiga, mida me vahest unustame vaatamast. Meil ei ole altarimaali, aga meil on Eesti kaasaegse kõige kuulsama kunstniku Aapo Puki maal. Kui me Aapo Pukist räägime, siis ta on Ameerika auhinnad saanud, ta on maalinud praegu portreesi paljusid väga kuulsad, kõik isegi kuulsad ameeriklasi. See oli 20 aastat tagasi, 1999, kui meie kogudus oli täisvormis, meil oli kirik täis, me tähistasime oma koguduse, mitmes aastapäev oli? 50. 50. aastapäev. Ja Aapo Pukk tuli noore usklikuna, tuli meile siia külla, Eestist oli sellel ajal 40 inimest, tulid meile, see oli kõige suurem massiline külastus, ja ta kinkis kogudusele oma noore kunstniku maali ja selle pealkirja on, pärast võite lugeda, on ainult üks valgus. Mida tegelikult kunstnik kõike mõtleb, ta on siia kirjutanud, aga mina näen selles maalis seda, siin on 100 nooled, mis on lastud Jeesuse Kristuse ihusse, kui te vaatate, see on Jeesus Kristus. Ja ta ise ütleb, et need, kui me oma noole oleme lasknud Jeesuse Kristuse ihusse või liitunud tema ihuga, need hakkavad vilja kandma. Ja mitmed nooled, mis olid ka vihanooled ja vastumeelsed, teate, need on saanud viljapeadeks, need on saanud lilleõiteks
need on 100 nooled. Tähtis on see, et me oma noolega märki tabame elus ja kõige tähtsam märk, mida me tabame, on Jeesus Kristus ise. Nii et täna nende inimeste eest, kes oma nooled siia on pannud, kes on nüüd taevastes, nende vilja me kogeme, aga palume ise ka, et me suudaksime Jeesuses ikka jätkuvalt olla edasi. See on mu sõnum, nüüd me palume, taevane Isa, ma tänan, et ka selle päeva sa oled meile kinkinud, see on ebatavaline jumalateenistus, aga sa räägid meile ka väga tavalisi ja lihtsad asju mõnikord ebatavaliste sündmuste läbi. Kui me oleme jõudnud sellesse maailma, sellesse aega, kus me tõesti tormis oleme olnud juba mitmed kuud, siis see on puudutanud meid kõiki ja ka meie väikest kogudust. Täname, et sa meie laeva oled hoidnud nendes tormides ja me oleme tohtinud 71 aastat kuulutada sinu sõnumit. Ja kui me oleme jõudnud sellesse aega, kus nende inimeste arv, kellele kuulutame, on kahanenud. Ja meie piltlikult seda näeme, meie kõrval olev Eestimaja on lõpetamas oma tegevust ja kui ei ole Eestimaja, see tähendab seda, et meil ei ole ka kellelegi kuulutada enam emakeeles. Issand, anna meile nüüd tarkust, mida teha ja kuidas teha. Jeesus, kui sina nägid jüngreid sellises teadmatuses, siis sa ütlesid paadist neile sõua uuele kohale, sõua sügavamale kohale. Ja täna me täname, et sa näitad ka seda meie kogudusele. Meie võime oma paadis tunda veel rahulolu, et meid on nii palju, me armastame üksteist, aga pane meid mõtlema tulevikule. Ja luba, et me täna tunneksime, et see meeskond, kes sellesse paati on jäänud, seda meeskonda sa armastad, seda sa õnnistad ja annad meile jõudu ka teha tarku otsuseid ja minna tulevikule vastule, nii nagu sina seda pead vajalikuks. Tänu, et sina oled kuningas, keda meie tohime kummardada ja ole kiidetud selle eest. Luba, et me oleksime sulle kuninga lapsed. Aamen. Me ei tohi laulda koos. Nüüd ei tohi laulda. Aga ma soovitan, Peeter mängib meile Kristus on kuningas ja siis laulge kodus või tahate siin laulda, ma ei tea, mina üksinda ei julge laulma hakata. Aga kuuleme seda laulu, Kristus on kuningas. Võib-olla südames. See on erakordne laul ja ma nii kaua, kui Peeter hakkab mängima, ma tuletan üks kõige ilusam koorilaul, mida ma Torontos olen õppinud. On 10 aastat Charles Kipperi poolt õpetatud. Mina kuulun kuningale, üles tõusnud issandale, olen tema õilis sõdur, et võiks peagi tulla tema riik. Sõbrad, siin ei öelda, me oleme tema õilsad sõdurid, vaid iga üks meist on tema õilis sõdur. Ja ka viimane sõdur, nii kaua kui viimane sõdur on väljal, nii kaua kestab elu. Mõtleme sellele laulule, mina kuulun, Kristus on kuningas. Peeter mängib ja me mediteerime lihtsalt selle ümber. Või tahate laulda, äkki ma ei tea. Mängib.
Peeter, sa mängid paremini kui kunagi varem pärast pikka pausi. Minul on väga mure, kuna ma ei ole 3 kuud saanud jutustada, ma ei saa jutustamisega enam hakkama, aga Peeter mängib väga hästi. Nüüd on mul veel edasi anda teated kogudusele. Ainuke kogudus, kes meid tervitas sellel päeval, on Loksa kogudus, me täname südamest selle tervituse eest. Tänasest, nagu te teate, anti ametlik luba, võite kirikusse tulla 30% mahust. No ma usun, meil ei ole mingit probleemi, kui me võivad kõik eestlased peaaegu tulla juba, saame hakkama. Nii et täna meil ei ole avalikku jumalateenistust, aga ma annan teate edasi kõigile tuleval pühapäeval, oleme meie avatud. Ja ma ei tea, eestlased on väga targad inimesed, kas me peame otseselt nüüd näitama, kuhu keegi istub, aga istuge 2 meetri kaugusele. Ma mõtlesin niimoodi 2 inimest ühte penkis, järgmine keskmine, jälle niimoodi need 2 meetrit hoiate vahet. Eestlased ei ole nii massilambad, et nad peavad näitama neile. Nii et tuleval pühapäeval kell 11 tuleme mitte virtuaalsele, vaid reaalsele jumalateenistusele. Siis annan veel edasi ka seda, et 28. juunil on koguduse aasta peakoosolek. 28. see on järgmisel pühapäeval. Ma ei tea, mida seal tehakse, aga see on aasta peakoosolek, see on edasi meil lükatud. Nii et anname seda ka teistele edasi. Minu perekond tähistas minuga eile pensioni jäämist pidulikult juba. Me pidime tegelikult seda pühapäeval täna siin tegema, aga no see jäi ära, aga sisuliselt perekond saatis mind juba pensionile. Aga loodame, et me veel näeme ikka nendel pühapäevadel. Nii et 21. juunil kell 11 Jumala peres on ruumi ja 28. juunil koguduse aasta peakoosolek. Täna on traditsiooni kohaselt meil ka alati nimetame, kellel on sünnipäev, täna on nüüd Aime Änslapal sünnipäev, nii et mõtleme palves ka tema peale. Ja usun, et paljugi muud. Aitäh, kes te täna välja tulite, see on meie koguduse ustav tiim. Me võiksime sellisel kujul koosolekut pidada teaku kaua. Võib-olla veel mitukümmend aastat. Tähtis on nüüd, et keegi meid ikka tuleks kuulama. Jumal on meid õnnistunud väga tugeva laeva meeskonnaga. Nüüd me palume sellepärast, et me leiaksime need kalapüügikohad, õieti kus need on ja kõik nii. Nii, tõuseme nüüd ka see kogudus ja ma ütlen õnnistussõnad meile, kes me siin oleme, kes me oleme ka mujal. Isand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Isand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Isand, tõstku oma palge sinu üle ja andku sulle rahu. May the Lord bless you and protect you. May the Lord's face radiate with joy because of you. May he be gracious to you to show his favor and give you his peace. Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Amen. Aitäh südamest Meiusite perele. Te olete suure töö teinud, ma ei osanud tänada. Aitäh südamest. Te olete alati meid aidanud, Jumal teid õnnistagu väga.